Jõu, tere õhtust, vau. Nii palju rahvast. Kuulge, teeme kõigepealt, Sten ka täitsa, Sky Plussis töötab, teeme aplausi Stenile. Päris äge värk. Mulle lahe, et tulite, Puntsomaania, Kohtingu lood. Andke mulle aplausiga märku, kes on ennem sükest üritust näinud, kas koha peal või YouTube'ist? Ahah, keegi on esimest korda ka? Väga hea. Kus siis reklaam töötas? Facebookis sõbranna. Ahah. Kuidas nimed? Kaja. Kaja? Kaja. Teie? Merike. Kaja Merike ja? Anneli. Väga meeldiv. Mis ootustega siis tulite täna siia? Naerda. Väga hea vestlus. Lähen edasi. Tere õhtust. Joote kohvi siin, suurepärane. Väike õll. Mis sul lemmikõlu on muidu? Sama ongi. Milline... Kuule, teeme Ratase kohvile suure aplausi, et me siin täna olla saame üldse. Väga hea. Siin ka väike tee, kas haige? Ei, Kaine Rool. Kaine Rool, kus kaugelt tuleme? Siit lähedalt. Jalutada ei kanna. Või sõbranna, kuidas sul üks kange siider on siin loosi läinud täna õhtul, nagu ma näen? Aga te olete autoga õnneks. Teeme aplausi Kaine Roolile. Näen, Maria on siia laua reserveerinud. Mina ei ole Maria. Kurat, 50% oli valik, et see on praegu õige. Siis ma eeldan, et sina oled Maria. Just. Sina oled Linda. Ei ole. Marika. Ei, paku edasi. Reelika. Mis nimesid veel tead? See on kõik, aitäh. Telefonid laua peal, olete juba sotsmeediasse ka midagi postitanud täna? Ei ole veel. Plaanis on või kuidas? Ei ole. Siuke publik mul on siis. Keegi kunagi, ma Instastorides ei näe pärast mingit asja. Äkki saaks ühe? Okei, see läks piinlikuks. Lähme ka siit edasi. Suurepärane. Külmakas? Natukene. Soojenege. Oi, siin on mingid eriti uhked kokteilid, mida lürbime. Alkoholivaba. Nii uhke. Ampull? Ei, beebi. Beebi. Veel hullem, läheme edasi. Ahah, siin osad peavad täitsa välisukse juures olema. Kuidas teil? Ka külm? Ei. Kui tekki tahate, sealt saate võtta, nendel tegelikult oli palav, ma juba nägin. Lähme ka siia poole, teeme tiiru täitsa peale ära. Toolil mingi jama või? Sul juba jook otsas. Mis sa jõid? Gin tonic. Kus õhtul lähed? Peole? Kuhu? Ma ei tea veel. Ma ka mitte. No tšau! Seda vett ma ei joo. Kuidas sinu nimi? Katrin. Väga kena, Katrin. Kas tulidki üksinda või kes sind siia taha nurka surus niimoodi? Oled paneeli selja taga niimoodi istud siis. Kuidas esimene pool meeldis? Võib-olla teine pool proovi sinna ette poole istuda. Väga hea oli esimene pool. Kuklad ei olegi päris see. Okei. Aga saatsid mõne Kohtingu loo ka täna või? Ei saatnud. Pole Kohtingul käinud? Ma olen pigem see, kes nagu neid... Puntsa jätta mu ema rahule. Ei ole käinud. Aga tahaks? Ei taha. Selline meie publik. Kuule, teeme aplausi meie publikule. Suurepärane. See on meie publik. Meie publik. See on see show, kus te tulite selles mõttes. Nüüd on nagu hilja, oh my god, nüüd meil on tund aega pulli, see on see, mis tulema hakkab. Need on teie parimad 2 kilo, mis on ja nii see on. Kuule, aga ühesõnaga, tead, mis siin ikka, nagu ikka meil on tavaliselt ka paneel, mis ma siin ikka kauem seda asja käimas hoian. Kas me oleme valmis nad lavale kutsuma?
Teie aplausi saatel, daamid ja härrad, lavale tulevad Mattias Naan ja Kristel Aaslaid. Mattias Naan ja Kristel Ärge minge ära, tulge siia palun. Tulge siia. Mattias Naan Tulge siia. ja Kristel Ma juba kartsin, et te lähete minema. Aaslaid. Mattias Naan ja Kristel Aaslaid. tere. Tere. Ükskord elus usaldasin Mattiast ja võtsin talt, tule minu järgi, võta mu käest kinni, täiesti valesti. Ma nägin ta silmist, hakkas ära jooksma. Ta ei tahtnud siia tal lavale tegelikult see ongi ta pilk. Ja. Igas olukorras. Aga muideks, daamid ja härrad, et te teaksite, täna on väga eriline päev ja mina sain seda ka alles täna teada, kui ma avasin Instagrami hommikul. Ja ma nägin, et nendel kahel on nimelt 10. aastapäev täna. Just täna! Väga palju õnne. Ja mul on väike kingitus ka teile selle puhul. Palju õnne. Selle võid Matjale pähe puruks lüüa. Mis te arvate, kas avame kohe? Jaa. Siin on isegi pauku. Jaa, ärme tee midagi kasulikku. Vaatame kõik, kuidas me seda avame. Ma nii kaua küsiksin sinu käest, Kristel, et mis tunne on siis 10 aastat olla selle tüübiga suhtes? Jah. Siit tuleb ainult head. Jah, umbes täpselt sama tunne, nagu tema järel joostasin. Et ma tean raudselt, mis ta teeb. Mattias on huvitav fenomen. Ta näeb välja enesekindel. Ja umbes täpselt siuke ta kogu aeg ka on. Välja arvatud see aeg, kui ta ei ole. Ja välja arvatud see aeg, kui ta ei ole. Meie kodus, meie kodus kahekesi, by the way. Ja, Mattiasega on väga tore koos olla, sest et vastupidiselt sellele machomehe imagole, mida ta endast kogu aeg jätab inimestele, et tundub selline nagu liiderdaja ja selline nagu kõva vend, siis tegelikult on ikka väike pehmek. Ma tean väga hästi. Siis tegelikult tõepoolest on väga armas inimene mulle. Aitäh. Kas ma panen etiketi järgi triiki siis, jah? Jah. Siis ei pea kogu aeg olema. Jah, täpselt. Kui viitsib ju valada kogu aeg. Sellepärast tulebki kohe võtta topelt. Sellepärast, et miks peavad teenindav personal kogu aeg edasi-tagasi sipsima. Tee ühe korraga ära, siis on kõigil vähem kõndimist ja sa saad kohe selle kätte, mis sa väärid. Täpselt. Ja siis väike triik. Jätke see alati alles. See on ikkagi hõbepaber eesti keeles ja saab panna kinni ja täielikult vaakumis hoiab. Saad endale valetada, et see midagi muudab. Õpime ka täna. Ja võid panna külili külmkappi tagasi põhimõtteliselt. Mulle meeldib see, et teil on 10. aastapäev ja see on see koht, kuhu Mattias sind toob. Mis ma oskan öelda? Mul on väga vedanud. Tead, ma mõtlesin, kuhu mu musuviin on ju. Jah. Ei, selles mõttes, et joogid on täna teile tasuta, et kaval lükke, Mattias. Kui ma hakkasin eile otsima, mis restosse broneering panna, siis üllatus, kõik olid täis. Ja ega sellise rahvusaardega Patrickusse ei lähe, nii et ma mõtlesin, ei Punso, kas mingit spotti on? Spotid on peal. Väga hea, aga ei, tegelikult Mattias, ma ei tea, kas sa tead, aga meil, cheers. Võtke teie ka, kellel on... 10! Vähemalt 2 veel. Laud kõigub siin. Sa oled purjus, Mattias, lihtsalt. Aga mis ma tahtsin rääkida on see, et Kristeliga meil läheb tegelikult meil ajalugu pikem, Mattias, ja sina võib-olla ei teagi seda, et selles mõttes sa pead nüüd seda siin laval kuulma. Aga me käisime muideks samas koolis Kuressaares. Vastab tõele. Kristel seda 100% kindlalt ei mäleta, aga vaata, mina olin väiksem poiss natuke tol ajal. Ja siis see oli üks sügis, ma eeldan, kui Kristel tuli meile kooli Kuressaare gümnaasiumisse. Ja vaata, Kristel, ta oli nagu alguses peal siuke cool kids, one of the cool kids. Ta oli see Semir. Semir, siis kes ei tea, on Kuressaares tegutsev tantsukool, kes tegeleb peamiselt tänavatantsuga. Täpselt. Ja siis iga kord, kui Kristel tuligi nagu sööklasse või midagi, siis tal oligi 2 nagu teist piffi oli kaasas, nad liikusid siukses nagu vees. Ja nagu kogu aeg oli siuke nagu muusikavideo ja Kristel tuligi nende liigutustega ja kõikide teiste elu nagu peatus, ta tellis oma pika poisi ära.
ja siis alles me võisime nagu edasi süüa. jah, sest mulle meeldivad pikad poisid. Aga juba Mattias, siis ma teadsin. ja. noh , jah . See on, vastab 100% tõele ja siiamaani tegelikult mul 2 tüdrukut ootavad seal green room'is, sest ma ei suuda teistmoodi lingi liikuda. Yeah. Lingi liikuda, okei. jah, ei, sõnad ongi rasked vahest. ja Mattiasega, noh, sinuga me tegelikult näeme nüüd, noh, me oleme äripartnerid, me laval oleme koos vahest, isegi vahest kirjutame teineteisele Messengeris. Aga tead, sa ikka üllatad mind. Üks kord oli see kord, kui ma läksin, eelmise aasta lõpus läksin hambaarsti juurde. Ja siis... ja mina olin see hambaarst . Peaaegu. Siis oli siuke lugu, et hambaarst ütles, et sa peaksid hambaniiti kasutama. Ma ütlesin, et ma olen proovinud, aga tead, mul hakkavad nagu igemed hakkavad veritsema. Ja siis hambaarst ütles, vene hambaarst ütles, pole probleem, mina näitan üks video. Ta läks YouTube'i ja võttis lahti sealt mingi ABC hambakliiniku kanali. Ja seal oli 16 aastat tagasi üles laetud video. Ja türa ma ei saanud seda videot vaadata, sest tead mis? Minu arust üks tüüp oli sealt Mattias Naan. Ja me olemegi täna kokku pannud väikese videokollektsiooni sellest. Palun, kui me saame selle lavale kuvada, kuidas siis Mattias nägi... ma mõtlesin, miks see telekas. Vaadake seda tüüpi. Kukerpallid, saltod, asjad. Täiesti haige vend, mida ta tegi seal. Vaata, noor Mattias Jaan, täkk. Ei anna käest ära. See, no, ma ei tea siiamaani, kuidas see hambaniit töötab selles mõttes. Jah! See on heliga veel parem, aga täna me ei saanud. Kliinik 32. Mattias, kas see oli su esimene nagu koostöö või mis see... Oled sa näinud seda, Kristel, ennem? Kusjuures mul on tunne, et ma olen mingi hästi ammu aega tagasi ja võib-olla see on mind hoidnud 10 aastat siin Mattiase kõrval. Vaata seda video kvaliteetina. Hea, et see must-valge pole. Henry Kubitš. Aga ma pean ütlema, et sellest videost on talle endale väga palju külge selles mõttes jäänud, et minul on ääretult hea meel, kui kraanikausis on lugematu arv karvu erinevas pikkuses, erinevas krusttasandis. Ja siis on alati seal ka hästi palju erinevaid väikseid hambaniiditükkesi igal Ma hiljem võib-olla kasutan neid veel. Ja siis need läätsekarbid on ka. Need on ka hästi toredad. Okei. Ma poleks pidanud hakkama selle peale. Mattiasel läks tuju ära. Ma ei taha enam mängida. Ei, väga hea. Kuule, teeme uuesti paneelile ühe aplausi. Milline paneel meil täna on? 10. aastapäev, siin me oleme. Kes veel ei tea seda kontseptsiooni, meil on publikult saadetud kohtingu lood, hakkame need ükshaaval ette lugema, parim lugu saab Conversilt ketsid, ise vabalt valitud, mul on siuksed, Stenil on ka minu omad, 5 numbrit suured. Mul on samasugused. Ahah. Ma ütlen mikrofoni ka hästi olulise, mul on samasugused. Ja siis teie olete žürii, teie saate otsustada tänase päeva puhul, milline on kõige parem lugu. Kui me oleme valmis kuulama esimest lugu, siis palun tehke veel üks soe aplaus! Väga hea. Nii, üks pigem jõukas tüüp, sulgudes uhke Bemm, korter Noblessneris ja nii edasi, viis Tinderi teidile botaanikaaeda. Ostis need 12-euriselt piletid, et saaksime seal aias siis tund aega kiirkõndi teha. Ilma ühtegi taime vaatamata. Vaat see hakkab olema juba siuke nagu läbikäiv teema kogu aeg, et naistele ei meeldi kõndida. Oleks ma seda varem teadnud. Julgelt üldista veel naissoobi punsa täna. Ei, ma See on alles algus. Ma tegelikult teiega tahtsin vastu vaielda, kas mul tuli meelde, et Mattias tahtis täna kõndima minna, ma ütlesin talle ei. Ma ei viitsi nii küll. Ma tahtsin aknast vaadata, kui ilus on, ma ei tahtnud sinna keskele minna. No arusaadav, sa oled nagu teised asjad, siis tuleb välja. Mind ju, mul oli eelmisest õhtust pohmakas. Seega ikka suht hingeldama võttis temaga tempos püsida selle vahva jalutuskäigu ajal. Eriline jutuvend ta ka ei olnud. Seega pidin terve aeg normilt ajusi ragistama, et jutu teemasid välja mõelda. Tund aega kiirkõndi tehtud, 0 taime nähtud.
viis mind autoga koju tagasi ja oligi kõik. Eesti kohtingu lugu. ma arvan, et ta tahtis seal oblikate vahel midagi teha. Pärast veel kirjutas, et jube tore ja võiks järgmine nädal uuesti kokku saada. Kas me olime üldse samal teidil või mis sellest toredat oli? Vähemalt daily workout sai tehtud ja rohkem seda venda näinud pole. Millal sa, Kristel, käisid viimati botaanikaaias? Ma lihtsalt ei tea, kui suur see on, et palju seal kõndida saab. Ma käisin Tartus, on ka botaanikaajad, on ju? Ja, aga sellest ma ei räägi praegu. Okei. Siis mul puudub kommentaar ja ma rohkem ei räägi. Kuule, aga mis teie esimene date üldse oli? Meie esimene date oli 10 aastat tagasi, 30. jaanuaril. Tead? Make sense. Jah? Jah. Kumba sa loed teidiks? Seda, kui me teidil käisime. Ei, sa enne tulid nagu... Jaa. Vaadake, mul oli siuke värk. 29. jaanuaril oli niimoodi, et ükskõiges Mattias mängis plaate ja mina ütlesin, et mina küll sinna ei tule. Mul on Pärnus on esinemine, mina ei saa sinna tulla. Tegelikult kulisside taga toimus aga see, et ma olin ühe sõbra rääkinud Pehmeks, et ta tuleb mulle Pärnusse järgi ja toob mu kibe kähku Tallinnasse. Sõbrale sobis see, sest ta tahtis ühte pihvi sebida samal ajal, nii et ta oli mega teemas. Guilty! Ja, nii. Ja siis ma läksin ükskõike 29. ööl ja siis niimoodi jalutasin niimoodi sealt puldi eest läbi. Ei teagi. Ja siis sellele järgnes kutse teidile. Ja siis oligi, sest et algul ta arvas, et ta ei kutsu mind teidile. Ja kuidas see kutse tuli? See tuli võlvi all, läksi pannes ja ütles, et teeme ära. Lähme teidile. Ja kus juures? Ma üldiselt ei hiilga ja ei ukusta oma originaalsusega. Aga ma pakkusin, et läheks kinno. Ja me läksimegi kinno väga romantilist filmi vaatama, mille nimi on The Revenant. Leonardo DiCaprioga peaosas, kus üks märgiline stseen on see, kus ta karu lahti lõikab ja selle sisse magama läheb. Väga romantiline tükk. Võite kõik paarid. Aga toimis ju selles mõttes. Toimis, jah. Ka mina tahtsin, et ta mind lahti lõikaks ja ma sisse magama läheks. Oju! Väga hea. Kuule, jah, see võib olla siin Puntsomaaniasse sisse ei mahuks see lugu, aga täitsa midagi seal on. Lähme järgmise juurde. Oota, me rohkem ei pea midagi selle loo kohta ütlema, jah? Kui sa tahad. Mis edasi sai? Ma mõtlen ka, et kas te olete ka nagu jooksnud läbi mingist asutusest koos teidiga ja arvanud, et see on hea teit või? Või et mis paneb mehi tahtma kogu aeg nagu lähme ja jalutame kuskile? Lähme ja teeme. Kõige õudsem asi on. See on odav. See on odav, just. Botaanika 12 eurot, siis on ikka hea diil. Ütleme nii. Ei no sinna ma ei läheks, jah. See on ikka kallis. Võtame enda vee kaasa. Aga pluss... Aga seal on tunnikaupa pilet siis, et nagu, et tal või... No, et kui on 2 tundi, siis on juba 24 eurot. Ei, see läheb ikka... Krister. Ei, ma lihtsalt mõtlen, et nagu kui sa selle tunni eest või noh, kui sa pilet juba maksid, siis nagu võtaks rahulikult, vaataks mõne taime üle ka. Mis seal on täiesti kindlalt tasuline parkimine. Ta oli nii, et mine persse 1.20 poole tunni tagant või? Esimene pool tundi tasuta, siis teedki, ohverdad selle teise pool tunni. Okei, loogiline. Jah, väga hea, jätkame. Jätkame, selge pilt, Krister on oma jah-sõna andnud. See juhtus, järgmine lugu siis, see juhtus veel sellel ammusel ajal, kui oli rate.ee. Olin sarideitija ja lõpuks nii julge, et läksin kohale ka. Ilma pildita noormehe profiili peale. Oh shit. Oota, mis asja? Ta ei teadnud Nägu ei olnud näinud. Läks kohale. Oota, aga sarideitija ja lõpuks läks kohale. Mis see tähendab? Lõpuks oli nii julge, et läks kohale ka ilma pildita noormehe profiili peale. Ma mõtlesin, et kus ta ennem deitis, et seal siis nagu lõpuks otsustas, et kuna nüüd ma lähen kohale ka, need eelmised olid ka kind of date'id, siis ma vastasin talle. Olime kokku leppinud kohtumise Coca-Cola Plaza ees. Õige vend, kinno. Ma ütlesin, et tere ise saada lugu, Mattias. Nägin teda kaugelt, kahjuks tema nägi mind ka. Ja seda, kuidas ma kontsadel sprindi rekordit tegin. Mees oli sedavõrd hirmutav, et panin ilma mõtlemata jooksu. Ta oli üsna tüse.
Tal ilmselt tulid puude ka mõned hambad ja juuksed. Pärast muidugi tundsin piinlikkust, sest ta kirjutas mulle, et oleksin võinud vähemalt tulla midagi ütlema. Ja. Aga kes siin ikkagi süüdi on? Ma arvan, et kui naine läheb ilma pildita mehega teidile, siis... Ei, mis sa arvad, mis sealt tuleb? No? Et äkki on... tal on nagu kogemata polnud pilti või? Unustas lisada. Äkki on Uku Suviste? Kunagi ei tea. Samas ei teagi kunagi. Äkki on Uku Suviste? Seda küll, jah. Ei, proovige, naised. Meil on neid lugusid vaja. Ma ei tea, kas jooksu päris paneks. Ma vist ei julgeks jooksu panna. See oli see tikkontsades naise jookse. Kusjuures see on, ma ütlen, tikkontsad ja talv, näiteks praegusel ajal, ma kunagi mingi paar aastat tagasi tulin stuudioklubist, tulin välja ja ma nägin, oli ka siuke süvatalv ja ma pean ütlema, et nagu need naised, need vaprad sõdurid, kes sellise lumega ja seal Sauna tänaval, kus see stuudioklubi on vanalinnas, kus on need kiviklibud ja kõik, ühesõnaga lumi ja kõik lörts ja plörts ja kõik vallid, värgid, särgid ja siis on niisugune tikkontsades tüdrukud vaprad lihtsalt ludristavad sealt kuidagi läbi ja ma iga kord mõtlesin, et ma ei suudaks seda teha, aga I salute you, sest see tegelikult on lahe. Nii et kui ta nagu jooksu pani, mina ei oleks jõudnud, või tähendab, ma ei oleks julgenud jooksu panna lihtsalt sellepärast, et ma olen selline selles mõttes people pleaser, et ma ei oska isegi mõnikord nendest vestlustest ära joosta. Vaata, kui sa oled peol ja siis keegi tuleb sulle rääkima ja mingi 20 minutit räägib juba täiesti, esiteks sa ei taha taga nii rääkida, sest nagu ei tunne nii hästi või ja siis kuidagi oled ja selles vestluses oled nagu kinni. Ja kõik ütlevad, et ütled, sa pead vetsu minema. Ma reaalselt olin 45 minutit vestluses kinni, nõnda, et mul oligi vaja vetsu minna ja ma ei julgenud öelda, et ma pean vetsu minema. Ma lihtsalt tundsin nagu, et okei, teeme siis seda kiigeliharjutust, hoiame lihtsalt kõike kinni. Kuni ma lõpuks ma tõesti tundsin, et nagu üks vale liigutus ja mäng läbi. Ja nii ma su ära rääkisingi. See vestlus tegelikult on kestnud 10 aastat. Ma ei ole kordagi vetsus käinud. Aga ühesõnaga, see ütleb mulle seda, et ma ei julgeks vist ära joosta, ma oleks ikkagi nõnda, nii tore. Ja kus hambad ei võtnud kaasa? Okay. Kogud rahaproteeside jaoks? Ei tore, mis me teeme siis täna? Lähme Kumusse tunniks ajaks. Ma tean ühte tüüpi, kellel on kliinik 32 tiil. -30%. Väga hea. Kuule, meil on palju lugusi. Lähme järgmise juurde. See on siuke kiire. Kohtusin ühe noormehega restoranis ja enne tellimist rääkis ta mulle, et temaga juhtub pidevalt nii, et tema jook lihtsalt unustatakse tuua. Tellisime 2 latet, muidugi toodi 1. Siuke lugu oligi. Sõnus ära. See on see, mis sa mulle ütled, et see on kõik nagu mindseti küsimus. Aga ongi, tegelikult on, sa hakkad täiega endale seda liki tõmbama. No mul kogu aeg juhtub nii ja siis juhtubki, sest sa ise paned seda maailma. Kõik on peas kinni. Mul läheb niikuinii kõht lahti, kui me hakkame siia Punsamaaniale tulema. Kas kõikidel meestel? Naised. Mehed on eluaeg meile üritanud selgeks teha, et teil läheb alati nii kaua aega. See sättimine võtab tunde ja tunde. Ma ootan. Iga jumala kord, kui me lähme välja, ma olen tunde ja tunde sättinud. Istun mina jopes, sest see vend 2 minutit enne uksest välja astumist, ma pean vetsus ka veel käima ja siis ta raiski istub ja mul on närviline seedimine. Mis alati leiab selle hetke. Nüüd hakkate minema või? Kuulge, aga mis teeks ühe ringi seal? Mina alla, pane auto sooja, ma teen pasa ära. Ja, aga ja siis ma olen ja mina 10 aastat olen mõelnud, kust tuleb see stereotüüp, et naistel läheb kauem aega? Teil läheb vähem aega, sest see on siuh-sauh, strateegia, kõik püksid, jalga, pluus selga ja siis ootab. Ahah, nii sätib, okei, 1,5 tundi sätib, väga hea. Nii, jope seljas. Ma nüüd lähen käin sital ära. No aga samas tal on 2 tundi aega on seda sita häda ehitada ka. Ta sätib pätsi põhimõtteliselt samal ajal. Väga hea, vaata, mis me kõik teada ei saa teie kohta siin 10. aastapäeval. Väga hea. Pool rahvast kaotasime ära. Ei no kõigil on sita häda vahest.
Lähme järgmise juurde. Mul tundub, et praegu seda head lugu, võidulugu ei ole nagu veel tulnud niikuinii, et me ei peagi seda järjestust pidama. Aga järgmine lugu siis, mille on saatnud keegi meie publikust. Ma polnud Tinderit ammu kasutanud. Mätse tuli, aga mitte keegi ei tekitanud tunnet, et temaga läheks päriselt kohtingule. Siis mõtlesin, come on, kui üldse ei käi, siis ei juhtu ka ju miskit siin elus. Üks match tundus piltide järgi nii ja naa. Midagi nagu oli, midagi nagu ei olnud. Natuke tekkis tunne, et neiul, võt nüüd me saime teada, et see on mees, kes kirjutab. Neiul on tädi vibe. Aga pildid petavad ju. Sulgudes tädi vibe, neiu, kes näeb oma vanuse kohta vanem välja ja on keskmiselt konservatiivsema olemisega. Mis see tähendab? Jalg üle põlve ja käiad niimoodi. Kui ma mõtlen konservatiivse välimusega naine, ma mõtlen. Jah. Mul on see Kareni soeng tuleb mul pähe nagu vaata. Kuskil EKRE nimekirjas kandideerib ja nii edasi. Või mõne muu erakonna. Anyhow, leppisime kokku kino. Teie publik tuli kohale ikka täna. Ta pakkus, et ma pean ta võtma Mustamelt peale. Mõtlesin, et okei, ei joo, elan üle, tulen autoga teidile. Autos oli pinge peal, peas ainult üks palve. Ära ole tädi. Uks lahti, pilk, tädi vibe check. Fuck, taju, tädi vibe, neiu, kes näeb välja oma vanuse kohta vanem ja on keskmisest konservatiivsema olemisega. Ja ma arvan, et see lühike soeng ka, see praktiline, see, mis tuleb naistel pärast 50-60. Nagu see, et kui ma lehvitan nende juustega, paneme siit, võta maha lihtsalt. Suva. Nii, ühesõnaga, fuck, mõtlesin veel, et äkki vibe muutub. Ei muutunud. Sekundiga oli selge, et me pole samas rütmis. Mina, kes muidu olen jutukas, olin täiesti vait. Tema rääkis lõputult. Enne kino läksime kino lähedale Vinoteeki, sinna, kus vajutad nuppu, tuleb 2 tilka veini ja pärast maksad, nagu oleks kogemata väike laenu võtta. Iga kord, kui ta jälle nuppu vajutama läks, tegin peas Excelit ja sain aru, et selle raha eest oleks saanud restoranis pursuitada prae, supi, magustoidu ja pudeli veini mõlemale. Närv läks mustaks. Ainus lootus. Kohe kino. Juba ootasin. Minu lemmikkino, minu lemmikpisike saal, kus saab jalad üles lasta. 2 tundi vaikust. #blessed, #jumal tänatud. Maksin arve ära, liikusime edasi, jõudsime kinno, istusime maha. Film algab lõpuks chill, aeg endale. See on see, mida sa teidil tahad. Sa teidil tahad. Aega iseendale. Saan kaduda filmi sisse ära. Ja siis üle terve saali vene keeles algav film. Universal Picture predastjateli novi film. Fuck! Venekeelne peale lugemine. Ostsin piletit kogemata valesti. 2 tundi ajarännakut tagasi Nõukogude Liitu. VHS-i makk ja... Sobis tädi Vibesiga. VHS-i makk ja vene keeles 1 mehe dubleerimise kuldaeg. Ausalt, ikkagi parem kui senine teit. Kuule, ma arvan, et me oleme saanud vähemalt oma võiduloo. Teeme aplausi sellele loole. Tähendab mitte võidulugu, aga praegu ta läheb liidriks siis. Olete te nõus sellega, jah? Ma tahaks teada, aga mis selle noormehe enda vibes on? Tõuse püsti. Härra tädi vibes, kus sa oled? Näita ennast. Sest et alati palkime enda, siis on siuke kikilipsu kübarga. Toomas Hendrik. Meleidi. Või mõtle, see on ise lihtsalt onu. Täielik onu. Nagu 60-aastane mees. Siuke mutt tuli, nah. Ma mõtlesin, ikka mingi prinkvirsik tuleb. Siuke kuradi mutt. Prinkvirsik, kus see tuli? Ma jäin ka selle peale. 10 aastat me oleme suutnud mööda saata ilma pringi virsikuta ja siis siin teiste ees. See ei ole sina, Mattis. See ei ole see mees. Kas teil on voodis see sõna ka, vaata, mis selle sõna nimi on? Prinkvirsik ongi. Ei, ma mõtlesingi... Mina ütlen prinkvirsik. Just siis, kui ta kohale hakkab jõudma. Mul on, oh yeah. Just on olnud 30 sekundit fantastilist armatsemist. Nii kaua. Ma räägin ta haige endale. Okei, kuule, Kristel, kas sa tahaksid järgmise lugeda? Ma võin lugeda. Teeme aplausi Kristelile.
nii , siit . anonüümne on kirjutanud . kui ma olin 15, siis tutvusin ühe kutiga, kellega klappis liiga hästi. Sama muusikaeelistus, sama lemmiktoit, samad hobid. Rääkisime paar päeva ja ta kutsus mu välja. Mina, inimene, kes polnud kunagi päris kohtingul käinud, olin juba peas kihlatud, lapsed saanud ja koerale nimigi mõeldud. Kohtingupäev saabus, saime kokku Vabakal. Ta oli mulle kohvi ostnud, see juba veits sulatas mind, to be honest. Meenutan, see naine on 15 ja. Kui ta oli 15. Jah, just. Ja. Nüüd ta on loodetavasti natuke vanem. 16. Jah. See oli ammu. See oli ammu. Ta oli ühesõnaga, recapime, ta oli kohvi ostnud, see juba veits sulatas teda. Jutt jooksis, kõik oli chill, kuni ta võttis välja kaamera. Mitte telefoni, kaamera. Objektiivi ja selle kõige muu jamaga. Nagu päris kaamera. Ta mainis tagasihoidlikult, et tegeleb fotograafiaga ja küsis, kas ma võin sust pilti teha? Can I take some pictures? Ma lootsin lihtsalt sust pilti teha. Kuna too aeg olin sisse võetud just artsidest vendadest, kunstivendadest, sulgudest toim, siis olin 100% nõus. Aga siis see hakkas korduma. Iga 10-20 minuti tagant ta peatas mu, palus mul rääkimise / kõndimise lõpetada, et ta saaks minust pilti teha. Ta teetäes, surmperse, roomas mu ümber nagu loodusfotograaf. Lõpuks pakkusin, et äkki teen temast ka mõne klõpsu, aga selle peale ta solvus ja ütles lihtsalt ei. Date, niinimetatud date, kestis umbes 4 tundi ja ta jäädvustas enamuse sellest. Õhtul kirjutas veel viisakalt ja tänas toreda aja eest. Mina mõtlesin, et okei, veidrik, aga vähemalt viisakas veidrik. Vaata, see on see, kus see baar on nagu nii lähedal, et no vähemalt ta ennem ütles mulle, et ta lööb mind. Ja ei löönud ja ei jälitanud koju ja super lahe. täitsa tore mees tegelikult. Järgmine hommik ärkasin, plot twist. Ärkasin ja avastasin, et olen blokitud. Tagasi vaadates oli see kõik nii halb. Kutt oli 19 ja mina olin saanud just 15. Neid pilte ei näinud ma kunagi. Ja nädal hiljem sain teada, jälle üks plot twist, et tal on juba mitu aastat oma neiu olnud. Ja vaata, siin on lõpus veel, et ja see mees oli Sass-Henno. Veider, et ta niimoodi Hästi huvitav. Niimoodi avalikult kirjutab välja, et Oot see piltide tegemine, kas ma annan sulle nüüd tagasi? Äkki Mattias oskab ka lugeda? Ma ütlesin sulle ekstra, et ära valada lugeda. Selle mehe kaitseks ma ütlen, et mul on ka olnud see periood, kus mulle meeldib 19-aastaselt 15-aastaselt. Ma hakkasin ütlema, et mul on ka olnud see periood, kus ma olen ikkagi fotograafia huviline olnud. Ja ütleme nii, et see on toiminud. Ja siis vanemaks saades sa saad aru, et sa tegidki seda selleks, et naisi saada. Huvitab siin mingid fotod. Ma mõtlen, kas tiinekatel poistel tegelikult nagu on ka mõni hobi või huvi, mis ei ole selleks, et naisi saada? See on hea küsimus. Nagu kui me nagu hästi sügavalt korra nagu mõtleme selle peale. Ja tead, üks oli, ma leidsin üles, see oli jalgrattatrenn. Jalgrattatrenn. Tšau, ma olen 4 tundi ära. Ja vaatan liibukatest teiste mehe perse. See on see, mis mina teen. Lihast ei tohi kasvatada. Väga hästi välja. Su kann liigub väga õigesti. Mismoodi tehakse jalgrattatrenni? See on väga lihtne tegelikult, Kristel. Võtad jalgratta. Ja lähed trenni. Täpselt. Super. Aga kusjuures tegelikult, ma ei tea, kui vana see neiu on. Me käisime tüdrukutega, meil ei olnud mehi vaja selleks, et keegi meist pilti teeks. Me käisime ise ja Reit oli tegelikult teema ja see on huvitav. Ma ei tea, kas kõikidel tüdrukutel käis, ma ei tea, minu vanustel tüdrukutel käis see aeg, et Reit tuli ja siis pidi kohe minema surnuaeda kunstipilte tegema. Sest mul oli nii palju neid mingisuguseid, no kohe surnuaeda. Jou, mine pekki. Mul tuli lugu meelde praegu. Mul, vaata, digikad, neid ei olnud tol ajal. Ja saad aru või? Ma laenasin ema sõbranna kaudu, Anu käest laenasime digika, vaata. Ja siis ma läksin õue äärekivide peale ja siis tegime sõbraga neid pilte, vaata.
ja teate, kui piinlik oli see, et anu@laevakompanii.ee saatis mu emale need pildid pärast. Et ma saaks reiti panna. ei, see on tegelikult, see on haige, see reidi aeg oli tegelikult, see oli mingisugune palavikune nagu, sest ma mäletan no need esimesed pildid olid veebikaameraga, kus on nagu, seal on piksel pikslis kinni lihtsalt, need on lihtsalt ruudud ja seal nendest tuleb inimene kokku lihtsalt kuidagi. Ja siis oli vaja see webcami, mis on arvutivalgusega, mis on nagu kuidagi, no ma ei tea, mis poosid need olid. Ja siis sinna oli vaja panna lilledest ja mul on tunne, et äkki mingisugune Painti kõrgem level oli kuskilt saadud või mingisugune töötlemis mingi asi. Ja siis ma panin sulgi sinna niimoodi, kõik terved pildi äär ja otse loomulikult oli vaja sinna panna hästi huvitav luuletus, sest et ta on sügava mõtteline. Kursiivis. Ja kursiivis. Roosas kursiivis, kõik oli roosa ja kõik pildid olid sellised ja siis ma kogu aeg mõtlesin, miks ma sinna toppi. Aga ma ütlen, et reaalselt nagu nii lollakaid asju tehti kunagi lihtsalt reidi pärast. No mitte, et nüüd nagu Instagram kuidagi meid targemaks oleks teinud, aga lihtsalt. Need on kuskil olemas, need pildid. Tead, mis on kõige kurvem? Me tegime veebikaameraga, me tegime mingi sõprade sarja stseene, salvestasime lihtsalt kahekesi meie magamistoas. Me olime väga lahedad lapsed ja see arvuti lihtsalt, ma ei tea, haihtus kuskile, mul ei ole neid asju. Su isa lihtsalt pani põlema selle. Kuule, väga hea, aga võtame järgmise loo. Mattias, oled sa valmis seda lugema? Jaa, Anonymous. Oota, ma mõtlen... Ütlesin, et ta ei uska rohkem. Ai, mul tuli nüüd tädi vaib ette, ma läksin valesti. Ja, sa pead üles minema, me oleme üles poole. Oh my god. Vaata, see, mida sa siit pead lugema. Loeme alt üles, on üleval kirjas. See on Mattiasele kirjutatud eraldi sinna. Nii, algab lugu. Matchisin Tinderis 2 tundi hiljem. Matchisin Tinderis Albaania korvpalluriga. Ta oli parasjagu Keilas hooaja viimane. Tal oli parasjagu Keilas hooaja viimane ja kõige tähtsam mäng. Kui võidavad, saavad kuhugile edasi võistlema. Liiga palju pinget. Ärge vaadake ta poole, siis tal on kergem. Ta kutsus mind mängu vaatama, seda olulist mängu siis. Mulle korvpall täitsa meeldib, aga mitte nii palju, et oleks viitsin Tallinnas Keilasse minna, täpselt nagu Keila. Fui. Harjumaa häbiplekk. Lõika see välja. Mul on emapoolne suguvõsa on Keilas. Ja siis sa võid seda öelda, et sul on veri Keilas. Just ma võin just. Sa võid, jah. Jah. Ehk siis ta Keilasse ei viitsin minna, vaatasin kodust. Väga napikas kaotus. Leppisime kokku, et saame pärast mängu kokku ja lähme tringile. Tüüp oli kaotusest väga löödud. Rääkis, kuidas nemad on tegelikult palju parem tiim, kuidas Keila vennad pole üldse tasemel, kuidas neil polnud üldse õnne ja nii edasi. Mõtlesin, et lisan veidi vürtsi ja mainisin mööda minnes, et spordikommentaator nimetas neid tänava korvpalluriteks ja ütles, et tiimil keemiat pole ollagi. Muidugi ütle, kahekesi albaanlasega olles kuskil pimeda tänavanurgal. See on sama hea, kui koomikuna kutsud nagu tüdruku Maigile, sest väga pask set oli. Väga pask. Teised palju naljakamad kui sina. Kuidas sul üldse ei läinud? Kuidas sul üldse ei tulnud? Harimatit ei olnudki. Nii, korvpalluriteks ütles, tiimil polnud üldse keelimad. Ringil läks muidu hästi. Tüüp oli täielik player. Komplimendid, lubadused, kuud, tähed, tulevik. Täpselt minu vastand. Ütlesin talle mitu korda, drop the act, we both know why we're here for, what we're here for, why we're here for. See on tema viga, ta kirjutaski why we're here for. Käitu normaalselt, me teame, miks me siin oleme. See ei ole rahvusringhääling. Kõik ei saa võib-olla aru, me ei saa eeldada, et kõik saavad aru. Vabandust, jah. Sünkroontõlget edasi terve õhtu jooksul, palun. Tee viipekeelt ka, palun. Ära. Kuidas sa ütleksid see mustanahaline korvpallur? Väga hea, mine edasi, Mattias. Ma kasutaksin. Jesus. See oli
siinsama . ütlesin talle mitu korda drop the act, we both know why we're here. tema aga jätkas, nagu oleks romantilise draama peaosas. Läksime tema hotelli, olime amelenud ja teineteist pesuväele koorinud. Kui ütlesin, et mul on talle kingitus. Võtsin kotist käerauad välja, fucking essa teid. Türa küll. Pole ime, et mehed on pettunud, et mõni naine ei anna kohe kätte. Selle peale tüüp tuli põrandale. Oota, ta nägi käerad. Sa tuled lõdvast munnist otse põrandale. oled anda kindel, et ta ei kusnud täis ennast, äkki ta Jah, lihtsalt vaatame. kartis ja Vaatame, pööras jah. riigis käerauad . Vaatame edasi. Ice tuli. Albaania. Oh god. Selle peale tüüp tuli põrandale lambist. Olin suht šokis. Mõne aja pärast proovisime uuesti. Ei, see oli jobi, jep. Muidu on see, et proovime uuesti, kui sa oled 6 stuudiost põrandal. nojah . mõnel teidil sa loodad, et see juhtubki nii lihtsalt . Läbi kahju. Nii, proovisime uuesti. Mõne aja pärast proovisime uuesti. Siis ütles ta mulle, et pean tasa olema. Sest mõlemas naabertoas on treenerid ja neil polnud üldse lubatud väljas käia, kuna homme oli juba kuskil teises riigis uus võistlus. Ma ei ole tasa. Mulle ei meeldi tasa olla. Mingi aeg oli aeg minna. Ukse taga nii lõppeski järsku. Talle ei meeldi tasa olla. Siin peaks olema nii. Nad karjusid tõenäoliselt. Hästi valikepp oli. Mingi aeg oli aeg minna. Ukse taga ootas üks tema treeneritest. Soovis meile rõõmsalt good morning. Ütlesin viisakalt good morning vastu ja kõndisin edasi. Liftis rääkis kossuvend mulle, kui fucked up ta nüüd on. Et kui fuck tal on, ma arvan. Saatis mu ukseni ja isegi seal jätkas, kuidas ma olen maailma ilusaim, kuidas ta tuleb Tallinna tagasi, kuidas see kõik alles algab, bla, 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 bla. Järgmine päev kirjutasin talle, are you in trouble now? Vaikus. on sul nüüd jamasti? Ja vahepeal ütles, et tal on pahasti. Jah. Liftis ta ütles, et ta pahasti ja nüüd ta küsis, kas on pahasti. Jah. Ma olen nii rohkelt üles kepitud, otsetõlge oleks olnud. Mis oleks eesti keeles kompliment. ja mitte. Taevasse kepitud. Nii, et are you in trouble now? Kui on sul nüüd pahasti? Vaikus. Puhtast kibestumisest, et räägid terve õhtu muinasjutte ja siis isegi ei vasta, otsustasin talle kirjutada. Still thinking about how it's such a shame that you lost the game and you then couldn't even make me come. Mõtlen siiani sellele, et on häbiväärne, kuidas sa kaotasid mängu ja siis ei suutnud mind isegi tulla panna. Lõpus tuli väikse AI sisse. Võin tulla panna. Tulla panna. Snip, snap, snorp. Oota. Tulema panna. Oota, time out. Tulla panna. Tulla panna. Tulema. Tulema panna, jah. Tulla panna. Ma olen Saaremaad, meil on koolid teised. Me teame, kes ju samas. Me oleme Saaremaal, me pole kunagi tulnud. Ja me tulla paneme. Sulgudes oli, et polnud tõsi, aga ega tema seda ei tea. Ma karjun niisama ka. Hästi uhke selle. Ma olengi siuke veits crazy. Ma olen siuke müstik, sa isegi ei saa aru, kui ma tulen. Oleneb jah, kuidas ta karjus. Tulla panna. Kus Nii, oota, nii, see on veel pooleli. Järgmise päeval matchisin Keila tiimist ka ühe korvpalluriga. Keila tiimist ka ühe korvpalluriga vastased siis. Polnud küll päris minu maitse, aga mõtlesin, et okei, vaatan need võitjad ka üle. Ei, tegelikult väga poller muu. Ei, naine teab, kes ta on ja mida ta tahab ja see polegi üldse mingi häbi koht. Nii, plot twist. Esimene kord kirjutas nädal hiljem, et he had Tinder off. Praegu veel räägime. Ehk siis Albaania tüübiga veel ta pani räägid Tinderi kinni, aga nüüd nad räägivad ikkagi. Jah. Selle põrandale tuli aga või? Okay. Täpselt. Ma loodan, et sulle meeldib libiseda. Kuule, väga hea, aga see oli suht tugev lugu vist või mis? See oli väga tugev lugu. See oli väga tugev Lõppes lugu. niimoodi, põrandale, aga... Vahest lõpeb niimoodi see asi. Vahest lõpeb põrandale ja see on okei. Aga kas me paneme selle esikohale või mis me teeme? Me peame sellega otsustama vaikselt jooksvalt siin ära. Oota, meil on eks ju põrandale Tädi vaib oli siuke hea. Ja tädi vaib.
samas mulle meeldib mõelda . ei , seal on tugev naine . ei tohiks öelda , et mulle meeldib mõelda põrandale tulija peale , aga samas seal oli nagu põnevaid momente . aga siin on palju meesterahvaid , kes teist on käsi püsti , kes on põrandale tulnud kogemata ? kedagi teist ei ole ja ei , mul pole ka kunagi olnud . What the fuck , no . kuidas sa põrandale tulid ? ja kus mina olin ? sina magasid . magasid samas toas . täpselt nii , nagu me kokku leppisime . peaasi , et sa mind ei sega . tule , aga ära mind üles ärata . liigu edasi , põntsa . jaa , läheme edasi . kuidas sul , Sten , siin läheb ? oota , ma teen ühe loo või ? see on liiga pikk sinu jaoks , oota . võta mingi lühem mulle . oota , vaatame . issand jumal , kui pikk . Kristel , kas teeme ühe loo koos Tulla panna ? tulla panna . tulla panna , tulla panna . tulla panna , mulle meeldib tulla panna . tulla panna . ja põrandale tulla panna . vaata ette , et sa ei libise . see sind võib oodata , peapõrutus . ainult sellepärast , et sa tahtsid tulla panna . tulla panna , tulla panna . kumm ei ole ainus asi , mis on selleks vajalik , et kõik oleks kaitstud . võta ka kaasa keever . Kristjan Aaslaid ja Sten-Erik Allikas , daamid ja härrad . seda lugu kuulete juba homme Spotify's . peaaegu sama hea kui ai . Eesti muusikaauhinnad 2027 , me tuleme . ja see võta see lühem . kui saad , liiga pikk . Läksime esimesele kohtingule . kas peaks laulma või ? ei , okei . plaanis oli minna Türisalu pangale päikseloojangut vaatama . tore ja ennast ära tapma . ei , seda ei olnud . see läks tumedaks väga kiiresti . mees koristas terve päev autot , et muljet avaldada . lõpuks saime tanklas kokku ja sõitsime Türisalu poole . kui kohale jõudsime , oli päike veidi aega tagasi just ära loojunud ja me ei näinudki seda . aga siiani oleme koos . ja sellel kevadel saab sellest väljasõidust 25 aastat . Take that 25 . mõtet . siin on kirsid ka veel . et no tähendab , et nad on nõus sellest rääkima . kus te olete , näidake ennast . kas nagu noor ? kõige vanemad inimesed sinu ruumis igastahes . ei olegi kõige vanemad , oi , sina , aga kus mees on , koristab autot kodus või ? loodame , et äkki järgmist päikseloojangut ikkagi näeb . teeb süüa kodus jah ? mis teil on õhtuks ? kala . mis kala on ? no Türisalus . aga kellele ta teeb seda siis ? no keegi ikka sööb vist . 25 aastat hiljem . oot , sa ei söö kala või ? ma esimest korda kuulen . ma tegin lõhe , me oleme mõlemale . see on ka supervõime meestel . sa võid Pole kunagi 25 aastat rääkida ühte sama juttu ja ta on . tõsi ka või ? ma näen seda oma vanemate pealt , see on uskumatu , kuidas see kõrvakuulmine nii selekteeritud on nagu . jah . väga hea , sul oli isa oli kalamees ka , et ma ei tea , kas te olete seotud kuidagi selle looga . ahah , kellelgi on isa kalamees siin jah ? kellel ei oleks ? mul on . kuule , ma leidsin ühe väikse veel siit , ma tohin . vaata , nüüd hakkas nautima . lugemine meeldima . saatsin ühe pika soomlasega seotud kohtingu loo . seal lõpus oli kirjaviga . oota , tegelikult see on mingi lihtsalt mingi vigade paranduse lugu . hei , ma oktoobris saatsin , et issand , kui seda küll , mis ma armas pean editima inimene . siin . vot see on nii armas inimene , lihtsalt mingi kuhuge sorry . aga loeme nüüd selle pika loo ka ette , siis nagu me saame näha , mis see viga oli seal , ära ütle seda . oota , aga see on siin . enne seda allapoole jah . enne seda , see siis või ? see on see pikk lugu jah , proovime . mine pikk , see on tõe , kuule see on nii pikk ju . kinnitage turvavööd .
ise täälida ei soovi. Minu kogemus jääb küll aastate taha ajast, kui alles alustasin vallalise elu ja olin ise veel üsna roheline ja sinisilmne. Tegu on soomlasega. Pika soomlasega. Pikk lugu. Kahjuks on Tinder üles ehitatud nii, et kui paned vähemaks 100 kilomeetrit, siis ei tule mitte midagi lähedal asuvatest linnadest eestlasi, vaid soomlasi. Nii leidsin ka mina ühe soomlase. Vestlus sujus kenasti, tundus igati normaalne mees ja nii saigi teid kokku lepitud. Ta tuli nädalavahetuseks Tallinna. See on klassikaline Eesti armastuslugu. Stenile, ta tuli, ei olnud see koht. Ta tuli praami. Leppisime kokku, et kui esmakohtumisel tundub, et on soov veel kohtuda, siis saame seda teha ja ühtlasi tähistada ka minu sünnipäeva, mis juhtumisi oli samal nädalavahetusel. Kohtumine oli kokku lepitud hotelli ees ja sealt pidime minema jalutama. Nagu ikka. Ja. Aga kui me siin juba oleme, et äkki käime üleval enne ära. Aga ka põhjanaabrid jalutavad, siis me saame seda teada. Ja. Esiteks te naised küsite, et nagu miks jalutama, sellepärast, et me tahame teada, kas me vaibiksime ka niisama, on ju, metsas jalutades. Jalutades sa vaatad otse, sa ei vaata naist. Jah. Sa ei pea nagu, see autismi saab välja lülitada, nagu sa saad olla, et muidu on tore, okei. Ja kui need kõied meil kaasas on, see pole üldse oluline, eks ole. Kuna mul on koer ja tema väidetavalt loomasõber, siis võtsin koera kaasa. Tulin koeraga hotelli ette ja seal see somm mind ootas. Hea, et sa põder ei kirjutanud siia. Vahetasime paar sõna ja ta teatas, et tal on vaja korraks tuppa minna ning palus, et ma kaasa tuleks. Geenius. Siis ma näen ka hotelli sees poolt. Tule vaata tämmossa Virun hotelli, jah? See on tässä. Tosi kõva. Jaa, kyllä. Haluatko Kyllä. Katsomme ka sinu ahju äkki nüüd. Mina muidugi nõus ei olnud. Kas ta ei tahtnudki hotelli sees poolt kah näha? Uskumatu. Milline pakkumine? Et mis mõttes ma ronin mingi suvalise soomlasega hotelli tuppa ja miks ma peaksin üldse hotelli seest vaatama? Huvi nagu pole. Pole arhitektuuri huviline, mis teha? Hotellid on väljaspoolt vaatamiseks. Me kõik teame seda. Pealegi oli mul koer kaasas ja me saime aru juba sellest, et sul on koer kaasas. Tema aga muudki käis peale. No tule vittu pergele. Mõtlesin, et mis mängud need on, aga olgu. Käime siis kiirelt ja... Yes. Nagu hästi kindlalt. Ei lähe. Okei, ma tulen. Peale teist küsimis. Mul meeldib Eesti naised ikka panevad vastu kõvasti. Mainin veel kord, et mul puuduvad vallalise elu kogemused. Olin ju üle 20 aasta abielus olnud. Jõudsime tuppa, istusin voodi otsa peale, koer süles. Tema teatas, et käib kiiresti WC-s. Oli sama. Peab ju käima enne ära. Kui pikk jalutus on. Sa lased naiselt veel kohale tulla ja siis teed selle vetsutrikki. Tema ees. Täiesti perses. See on võimumäng. Tule kuula läbi selle õhukese hotelli seina. Enne kui me välja lähme, ma tegelikult peaksin veel vetsus ära käima. Ja nii hakkabki olema. See kiirelt käimine otsustus natuke pikemaks. Närviline seedimine, ma räägin. Tämmössä on numberi 2 siia. See oli Mattias. See poiga on Mattias. Mõtlesin, et no ju tal siis number 2 vajadus. Las istub. Peagi läks WC uks lahti ja ta sealt ilmus täiesti porgand paljas somm. Oota, see on päris hea tegelikult. Ja näita, kuidas seda puhkudest teen. Porgand paljas somm. Porkana. Porgana. No nii. Ja käed laiali ütles. Tadaa! Ei öelnud. Ja tegi ja...
ja seda küljes. aga see on tegelikult vana hea The Naked Man, ma ei tea, kas te teate How I Met Your Motherist. On see move tegelikult. Kas mehed arvavad, et see toimib? See toimib väga hästi, kui sa need flatsiidsed tõmblevad peenist. Minu arust on, et hästi lõbus on vaadata seda mitte kõvat peenist, sest ta tegelikult on nagu meestel väike tore kaaslane. Väike, miks sa väike pidid ette ütlema? Mul on enne kui ta kasvab, aga nagu kui ta lihtsalt hängib seal kottide keskel. Oota, Kristel, see pole naljakas enam tegelikult. Aga tegelikult see on nii nunnu, nagu see on, groteskne, seda ei ole nagu lahe vaadata, nagu ma ei tahaks pilti sellest mitte kunagi. Aga kui sa nagu teinekord jälgid, kui mees tuleb duši alt välja, siis on... Ma teen külma duši lõppu. Ma teen kogu aeg. See on mul süsteem. Ta nagu hängib kaasa ja siis ma saan aru, et mehed ei ole mitte kunagi üksi ja võib-olla sealt see ego tulebki. Sest nendel on kogu aeg väike sõber kaasas, kui mingi... Ei, ma kujutan ette, kuidas Mattias tuleb tussi alt. Tadaa! Ta täpselt nii tulebki ja siis väike Mattias. Hei, mina ka siin. Kuidagi jahe oli. Tahaks niimoodi. Nagu need kotikesed on nagu väike siuke kohev sall ja siis ta on nagu... Ära... Ja YouTube'is tuleb siia ka pilt, Mattias. Aga tegelikult see on, ma pean ütlema, kui mitte midagi muud, siis see on hästi nunnu. Teeme diili ära, mitte kunagi ütle enam avalikult Mattiase kotikesed. Mitte üheski intervjuus. Üks ma üritan ennast tagasi hoida. Aga see on nunnu, jah. Ma loodan, et Kroonika võtab siit üles midagi, nagu ta võtab. Kusjuures, meil oli kunagi, me ei tee seda väga palju. Ma lihtsalt paaris, no nagu, või siis Tinderi teidil, enne seda, kui asjaks läheb või peale seda, kui asi on ära olnud, siis meile väga meeldis seda, et sa nagu see liige, kes ei ole valves. Ütleme siis niimoodi, et ilusti öelda. Liige, kes ei ole valves, ta on rivitult praegu. Ja siis üks meie lemmikasju oli niimoodi. See on hästi intiimne. Sa saad aru, mis ma räägin? See on nõnda, et võtad selle liikme, hoiad teda niimoodi püsti, et ta nagu oleks nagu nii valvel, kui ta saab olla. Hoiad teda niimoodi püsti ja siis mina tegin tush, ja siis Mattias lasi lahti. Ja ma ütlen, see pakub rõõmu kõigile, kes seal toas on. Ja need olime meie kaks ja meile väga meeldis see. Ja tehke ära, proovige, see on tõesti, sest ta on nii nunnu, kukub maha. Ära ütle nunnu. See on nunnu. Nii mehiselt. See on niimoodi väikselt komistab. Ei, kuule, see on väga hea lugu, võib-olla pärast saame Backarist. See on pooleli veel. Ma saan näidata teile. Tadaa hüüdes. Mul läks meelest ära. Sten on ka siin. See on, siin on vaja mitut, see on järjeosa, see on siuke kerge seebikas. Ja tadaa hüüdes ning helikopterit tehes. Tegi! Pulli vend. Mul jäi suu lahti, haarasin koera ja lahkusin. Õhtul kirjutas ta ja see on väga ohtlik olukord, kus suu lahti jääda tegelikult. Kopter tuleb! Väga hea. Õhtul kirjutas ta ja vabandas juhtunu pärast ning teatas, et ei jää nüüd pikemaks Tallinna, vaid sõidab hommikul esimese laevaga koju. Mina ütlesin, et head... Mina ütlesin, et head reisi siis. Laupäeva hommikul hakkas pommitamine pihta, kuna mul on sünnipäev, siis olevat tal mulle kink. Ma ei tea, kas me tahame seda kinki näha. Ja ta palus, et tuleksin sadamasse sellele järele. Tadaa! Vastasin, ma ei hakka tulema. Et mis ma ikka tulen ja selle kingi võtan. Temaga kirjutab ja kirjutab, et kui ma ei tule, viskab ta kingi üle parda merre ja kaladele. Ja kui kahju oleks, kui selline kallis kink jääb merepõhja vedelema.
mangub ja mangub. Ma nagu hakkan kahtlustama, et see naine annab järele varsti. Mangub ja mangub, kinnitab, et kink ei kohusta ju millekski. Palub, et tuleksin kiiresti autoga sadamasse. Ma ei pea isegi autost välja tulema. Võin lihtsalt akna alla lasta ja ta annab mulle kingi üle. No davai. Sa oleks kohe läinud. No davai, mõtlesin siis. Käin ära. Natuke naiselik uudisimu ka. Ikkagi rikkamat sorti mees. Et mis imeasja ta siis mulle sünnipäevaks kinkida soovib. Jõudsin sadamasse, lasin kõrvalistuja akna alla. Tema pani kingi sinna istmele ja kommenteeris, et ava alles kodus. Ära enne ava. Sõitsin minema, sadamast lahkudes jäin esimese foori taga punase taga seisma. Uudisemu oli suur. Pakk oli keskmise suurusega ja kenasti pakitud. Kellelgi on flashbackid. Ja, ei tea midagi, mida meie ei tea. Helikopter. Revisin kiiresti paela ümbert ja avasin paki, seni kuni fooris veel punane tuli oli. Ja siis avanes vaatepilt kingist, laevalt ostetud Riiast kaasavõtmiskomplekt. Laevalt ostetud Riiast Ta saatis vigade paranduse. Nüüd on vigade paranduse koht vist, jah. Sa pead kähku üles scrollima. Ei, mine edasi. Šampoon, kreem ja palsam. Need pisikesed pudelikesed. Tüüpani hotellis trotti lihtsalt. Väärtus mingi 25–30 eurot. No seda oli tõesti kahju üle parda. Ma ikka selle jutu peale, selle eeljutu peale, see oleks pidanud olema peenis, kotid ja pärak. Seal kinkepakis on. Aken lahti. Oleks ma oodanud. Mis seal ikka, see tola sai kiirelt Tinderist eemaldatud. Aga nüüd ma loen selle väikse asja siia lõppu, mis ta paranduse pani siia. See muudab kogu loo ära. Saatsin ühe pika soomlasega seotud loo. See oli tõesti pikk. Aitäh selle eest. Seal lõpus oli kirjaviga, laevalt ostetud Riiast kaasavõtmiskomplekt. Sõna Riiast oli üleliigne. Ahah, hea, et täpsustad. Seda ei peaks seal lauses olema. Riiast asemele võib panna, peab olema reisile kaasavõtmiskomplekt. Okei. Aitäh. No see müsteerium sai lahendatud. Bravo. See on olemas. Teeme aplausi muidugi. See oleks mind päevi ja päevi painanud. Suurepärane. Jah. Ma ei tea, mis me arvame. Meil on lugusid, mis on esikohal siiamaani žürii. Ma ei hakka seekord isegi publikult küsima. Te olete auväärt žürii. Põrandale tulemine on jätkuvalt väga tugev Põrandale lugu. tulemine juhib. Ta vaika. Kuule, aga meil on mõned lood veel minna. Kuigi samas, oota korra. Helikopter. Helikopter. See vajab ka ikkagi mingit tunnustust. Jätame selle praegu niimoodi nagu... Kas keegi teab, kuidas soome keeles helikopter on? Niikuinii mingi tiivapendeli või mingisugune... Ei ole ühtegi soomlast. Ühtegi ei ole. Keegi pole rattapoodi. No siin karaoket ei tule pärast, et siin... Kui ma siia tulen. Ja me oleme reklaamipausilt tagasi. Tere õhtust, Ratas ja Kohv, kuidas me ennast tunneme? See on telemaagia. Huvitav kohting. Sain kokku ühe Tinder date'iga. Läksime siis jalutama. Kutt oli silmnähtavalt närvis. Mina seevastu. Üldse mitte. Jalutasime. Proovisin siis temaga vestelda, kuid sellest kujunes välja intervjuu, kus mina küsisin ja tema siis proovis vastata. Proovisin vahepeal jätta ka vaikuse ruumi ja võimaluse temale millegi vastu huvi tunda, aga ta oli nii kokku jooksnud, et sealt ei tulnud midagi. Sulgudes ja seda naljakam mul oli. Loole lisas lõpusust see, et tegemist oli jaheda sügisõhtuga, kus minul oli lisaks jopele ka vest peal, sall ja müts ning tema oli alguse silmale vastavalt riides. Kuid mida kilomeeter edasi, seda vähemaks ta riideid võttis. Jalutuskäigu lõpuks oli tema T-särgi väär. Helikopter. Käe peal hunnik erinevaid riideid, mida ta liikumise pealt seljast oli võtnud. Strip-jalutus. Selleks, et ta päris alasti kõndima ei peaks, otsustasin selle jalutuse lõpetada, tänasin õhtu eest ja lahkusin. Loodan, et ta külma ei saanud.
ikkagi meeste tervis kõigepealt. ja siia on Kirss ka kirjutatud, et kes kirjutas selle? Oi, aga tead, ma toon sulle selle, räägi meile paar sõna sellest. Veidi tahaks jah detaile, Tahaks nagu... Kuhu maani ta siis jõudis? Jah. Oli pikk pesu ka all. tere. Pikka pesu ei olnud, lühikest varrukate vahel oli. Okei, et täitsa sinna, et seda ei näinud, kas tal olid vuplid või bokserid. aga kas see oli, kus te jalutasite, et sa olid nagu, kas te olite matkarajal, sa olid poole peal? Ei. Seal Haven Kakumäe kandis. Okei, seal on tegelikult ükskõik, mis kohast kas saab ära keerata. Kas see oli... Ma lähen siia, aga kas seal seda Mul on olukorda seal üks asi. Seal võib ju see olukord juhtuda, et kuule, lõpetame ära, lähme siis minema. Okei, lähme laiali, siis kõnnite sama teed tagasi. Tüübil on ja rohkem pole midagi seljast ära võtta. Kas sul oli natuke hirm ka, et ta võtabki kõik seljast ära lõpuks? Ei, mul oli kahju, et närvis oli. Aga kas sa oled palju Tinderi deitel käinud, kas kõik tahavad ikkagi esimesel kohtingul jalutamas käia? Jah. Sest ka see jälle lähme jalutama. Sa vaatad, kas naine on seda väärt. Kas ta oskab jalutada või? Catfishib. Ei, kõik ei taha jalutamas õnneks käia. Okay. Kus sa viimati käisid teidil näiteks? See oli jupp aega tagasi. See Haven oligi. Ma arvan, et kuskil sai süüa äkki. Kuskil sai süüa, vaata prouad. Kusjuures see on väga hea tähelepanek, sest minu arust nagu mehed teevad asja liiga keeruliseks, anna naisel lihtsalt süüa ja see on juba nagu kõik väga hästi. On jah? Sest et noh, anna mul... Jalutan sellisega, kes riidest lahti võtab. Sa võid jalutada ja samal ajal mulle süüa ka anda samas nagu. Lähme staabist läbi. Midagi mulle ka nagu snäkki. Jah, täpselt, sest kõik, mida ma praegu näen, on sinu kopsupõletik. Jah, täpselt. Samas ta mängis su ema instinktide peale, et nagu, aga samas, või noh. See ei olnud see, mida ma sealt ootasin. Mu ema instinktide peale mängis. Ta tahtis vaata, sinu see on ka jopet üks asi, mida mehed aru ei saa, et üldiselt naine tahaks endale ikkagi nagu kaasat, mitte last kohe esimesest date'ist alates. Et see on nagu siuke. Nii külm on, kuidas sa selle lahendad? Mis sa teed minuga? Paned oma jope peale või? Vaatan, et sul on väga hea praktiline Helli on seni. Ma olen nii abitu. Kus need käärid on? Kas ma oleks pidanud pakkuma talle oma jopet? Ma arvan küll, seda ta tahtis, jah. Et ma ka riitan. Ja soorollid on muutunud tänapäeval. Oota, aga sulle ei hakanud nagu palav siis või? Ei. Näed, okei, sa ei tundnud sama suurt armastust siis. Mees lihtsalt kuumenes üle, et oli äkki ja sa ta nagu panid ta lõõmama. Ja ta on siiamaani seal Haaveni metsas kuskil taga. Kui te näete seal kandis ka tänase ilmaga lühikeste varrukatega inimest, siis see on see sama. See on sinu oma. Ei, ma ei taha teda enda. Teda võib võtta. Väga võetav mees käpuli kuskil Haavenis. Kuule, suurepärane, aga teeme aplausi, et ta pani Kirsi ka ja kirjutas selle loo. Ja võid mikrofoni siia edasi saata, tagasi tähendab, kus iganes see on. Mina lähen nii kaua siis edasi. Meil on veel tegelikult lugusi minna, proovime tempot peal hoida. Kursaööde saatis mind pime kohtingule oma lapsepõlve sõbraga. Lausa parim sõber. Olin siis nõus. Kutt helistas ja ütles, et võiks laupäeval minna ja siis laborisse. Olin veidi segaduses, sest kes tahaks laborisse kohtingule minna? Kumb labor? See, mis seal Suurkarjas, vist ma eeldan. See labor... Teine on laboratooriumi. Selge. Vabandust. Faktid olgu... Aga noh, kui juba kursaööde oli Kutti nii hästi kirjeldanud ja öelnud, et ta on naljakas, vahva ja tore, me kindlasti klapime hästi. Jõudsin siis laborisse, vedasin juttu mina. Kui küsisin talt midagi, siis ta küsis mult sama küsimuse vastu. Aga kuidas sul siis sama asjaga? See on hea taktika ju. Kohutavalt igav oli. Vedasin 3 tundi seda laborideiti ja ütlesin, et nüüd lähen küll koju. Hommikul ärkasin, siis oli ta mulle SMS-i saatnud, et ma võiks tema juurde tulla, sest ta vanaema läks ära. Ja voodi on sel ööl vaba. Oota. Kas ta magab vanaemaga ühes samas voodis? Või siis on variant, et ta jääb vanaema voodisse lihtsalt, nagu sõbrad.
jah, just, et 50, anna mulle 50, mul on koristajaga homme, et saad ööseks jääda. Väike Airbnb. okei. Esmaspäevaks oli ta kursaööle öelnud, et ma olen üks suur bitch ja ei mõista tema supernalju. Võib-olla see nali, vanaema polegi. Eks ma siis rahulikult ütlesin kursaööle, et kahjuks tõesti klappi polnud, aga ega ta kandis seda viha mitu kuud kaasas. Küll iga loeng kuulsin, ega mõni ei saa aru, kui hea kutt ja nii edasi. Kuidas ta aru ei saanud? Ma tegin nalja ainult, mul vanaema surnud üldse. Väga hea, kuule, aga kütame, meil on siin veel minna. Soolased mehed on alati lahedad. Parimad. Ja. Üks 2020. alguses Tartu punkarneiu, kellega olin Tinderis suhelnud, oli parasjagu Pirogovi pargis hängimas, nagu Tartu punkarid ikka teevad. Ma kutsusin ta enda juurde ühikasse. Tuligi. Ega palju pole vaja. Leidsime päris hea klapi. Isegi suudlesime. Vahepeal ta küll ütles, et ta kaugemale minna ei saa, sest tal on poissõber Võrus. Kui kaugele sa oled, Kristjan? Ja ikka Lätti välja reis. Kusjuures olime Matuga aasta-pool koos olnud. Läksime Lätti. Oli üks üritus. Sõbrannaga läksime. Sõbranna Liisa Leetmaa. Võib-olla osad teavad Liisa Leetmaad sotsmeediast. Fantastiliselt. Üks kõige ilusamaid tüdrukuid maailmas. Nii. Ja läksime kluppi. Ja siis minu kõrval on fantastiliselt ilus sõbranna, kes on nagu käib klubis ringi ja meestel on lihtsalt no. Mina olin ka seal. Ja siis nagu iga järgmine samm oli mingi, okei, noh, põhimõtteliselt ma oleks võinud lihtsalt nagu mingi liipav, lekkiv, mädane kartulikott olla lihtsalt nagu. Aga siis lõpuks oli baari leti ääres oli mingi tüüp. Ühesõnaga, noh, sa tunned, kuidas nagu see, jah, sul on mees kodus, aga nagu mõnikord sa nagu tahad lihtsalt nagu, noh, tahaks, et oleks nagu, et kui ma oleks menüüs, et siis nagu keegi on korraks, noh, huvitav variant. Aga et ettekandja saaks öelda, see on kahjuks otsas. Meil seda ei ole täna. Nii, aga oli siis olukord ja siis, no ühesõnaga ma tundsin ennast hästi kehvasti. Ja siis lõpuks oli baari leti ääres oli inglane. British, ja British tüüp oli ja siis tema, can I get you a drink või ma sulle dringi välja teha. Ja siis mina mingi, issand jumal, vaba maa. Minu arust Riias võib teha. Märgatud Riias võib teha mulle jooki välja. Ma olen võetud, aga mitte nii võetud, et mulle jooki võiks teha. Ja siis seisin seal baari leti ääres niimoodi, very cool, yes, very nice. Vaatasin ringi, ootasin siis oma jooki, ma ei mäleta, mida ma tellisin. Ja siis tema oli niimoodi, vaata mulle otsa ja järsku on ta. Mille peale mina mäletan, et ma seisin just nõnda. Ei, ma arvan, et sa sülitasid ta keele oma suust välja, lõid teda näkku ja ütlesid, mul on Eestis mees olema, või tähendab, mul on Eestis meesesses olemas. Oi, ei, 10 aastat on vale peale ehitatud. Ei, sest nagu ma enne, mäletate, enne kui me alustasime, siis mõtlesin, et ma ei oska vestlustest ära minna. Ja ka suudlustest mitte. Sest see suudlus lihtsalt juhtus minuga, ma ei olnud osa sellest, tema oli. Ja ma olin ka seal. Täpselt nagu sellel peal üldse. Ja siis see juhtus ja siis ma olin nagu samal ajal silmadega vaatasin, sest ma, nagu ma ütlesin, et no jah, aga noh, ta samas tegi mulle joogi. Et noh, mis ma teha saan, on seista ta ees. Ja siis ta tegi selle suhtes ära ja siuke, ja siis ta tegi uuesti seda ja ma olin terve aeg mingi, kus kõik mu sõbrannad on, meil oli nii palju inimesi järsku mitte kedagi ala, aga siis oligi selle teise suudluse all ma nägin seda sama Liisat ja ma olin mingi, Liisa, love you and hate you, ma vihkan ja armastan sind samal ajal, sest et ma ei oleks selles situatsioonis, kui sa nii ilus ei oleks ja sellepärast ongi, ühesõnaga ja siis ta tõmbas mind ära ja kõik oli nagu hästi ja siis kohe, kui me peolt ära läksime, helistasin ma Mattiasele, kes kodus magas. Kell oli 3 Ma olin just põrandale tuld. Ülihea õhtu oli. Jumal tänatud, et ma helistasin, sest ta oleks muidu libisenud.
ja ütles, kas juhtus, ja siis inimene oli seda, jäta meelde, ükskord saad seda stand-up'is kasutada. Ma mingi, okei, hea tööd siis. Ma ütlesin sulle nii või? Sa ütlesid mulle nii, jah. No, Ja right. 10! Suurepärane. Jaa. 10. aastapäev, siiamaani koos. Aga jah. Aga joo, meil jäi see lugu tegelikult poole. Et kaugemale ei saa minna, sest tal on poissõber Võrus. Too poissõber pidavat olema 13-aastane nats ja Hitleri fanaatik. Kas sul see vanusekontroll on ka inimestel, kes saavad kirjutada? Oota, kui vana see... See on 20-ndate alguses Punkar neiuga. Ja tal oli poissõber, kes oli 13 ja oli nats. Teeme siin märke, teeme niimoodi, et montaažis leiatakse selle koha üles, ma teen nii. Ja siis siit alates lõika välja. Aga täna loeme lõpuni. Küsisin küll, kas nii noor ja äärmuslik noormees tõesti hea valik, aga ta jäi endale kindlaks. Suudlesime veel edasi, kuni tõmbasime vastastikusele kokkuleppele õhtule joone alla. 13-aastane poiss. 20-aastase naisel. Aga tead, kui palju nats annab aastaid juurde? Nats ikka. Oh my god. Ei, aga ma mõtlen seda, et isegi 20-selt, isegi 20-aastane mees oli lapsik. No saate aru, kõik naised saavad aru, mida 20-aastaselt, 20-aastane. Tegelikult ükskõik, mis vanuses sa oled sama vana mees. Tegelikult ei olegi vahet. Ta ei ole nagu kõige küpsem variant elust, mis saab olla. Meestel läheb natuke rohkem aega. Jah. Mis sa arvad, kas Mattias on valmis? Ma ei tea, milleks kindlasti. Ma ei tea. Väga hea, kuule. Milleks oleksid valmis? Ma oleks valmis ilma nende abivattideta basseini hüppama. Muidu. Võin pea vee alla ka panna. Ei, aga see on mingi metafoor, millest ma aru ei saa. Ei, aga seda ütleb 39-aastane mees, kes iga kord, kui me oleme kuskil basseinis, on vähemalt korra nõnda. Krapsi, vaata seda. Ja siis teeb seda. Kus ta langeb, vaata niimoodi nagu, et kõik õhu laseb välja ja langeb lihtsalt basseini põhja. Ja ma pean alati vaatama seda ja ütlema, nii lahe. Tubli! Meil lapsi ei ole, nii et nagu... Keegi peab olema. Mul on hea meel, et see oled sina. See on seesama, see ema instinkti peale mängimine. 11-ndat ei tule. Ja ma tahtsin, et me pidime 21.15 lõpetama, kell on 20.20. Ja see on su enda pärast. Aeg vist on otsad kokku tõmmata, aga kas meil on välja valitud tänane võidulugu? Kui te olete kahe vahel, siis me saame ka tegelikult publiku hääletuse teha nii-öelda aplodeerimise teel, aga te võite korraks vaadata. Mina paneksin lauale Põrandale tulija. Lihtsalt sellepärast, et nagu põrandale tulemine on nagu minu arust kontseptina väga hea. Ja teine, ma arvan, Tädi Vibe lahkus sellest chatist. Soome mees, tada. Soome helikopter. Me võimegi võtta, et kelle lugu nagu me kõige rohkem tagasi tõime hiljem. Nii et nagu nii-öelda neid callback'e tegime. Soome mees, tada, helikopter. Aga ma küsiks ikkagi publikult, sest et meie oleme rahvainimesed. Mis see esimene variant oli siis? Põrandale tulemine. Andke aplausiga märku, kes arvavad, et tänane võidulugu on Põrandale tulemine. Yeah! Tundub, et väga paljud ei ole Põrandale tulnud. See oli siis meenutuseks Albaania korvpallimees, kes mängis Keila tiimi vastu, sai kotti, tuli Põrandale, läks koju. Huvitaval kombel oli täna vaja võiduks välismaa meest. Oota, aga me teeme ikkagi hääletuse, me teeme ühe korra veel aplausi. Ja Soome mees, tada, helikopter. Kes selle poolt? Tada! Kuule, Soome mees helikopter võitis endale, tähendab, kes selle loo kirjutas, Conversi ketsid, võtke minuga ühendust. Kahjuks anonüümsus on läbi selle koha pealt. Ei ole nii kaugele mõelnud. Rohkem ei saa, jah. Iga kord mul on Insta-teemis, kuule, see oli mina. Kes on näinud udust Soome peenis. Kui ta saadab sulle Soome peenise pildi, siis tõenäoliselt see oli. No jään igastahes ootele. Kuulge, aga teie siin olete olnud suurepärane publik ja palun teeme veel ühe suure aplausi meie tänastele külalistele. Mattias Naan, Kristel Aaslaid, 10 aastat juhuu koos olnud. Aplaus veel Sten-Erik Allikale. Loomulikult teile, kes te kohale tulite, aitäh. Minu nimi oli Hendrik Puntsos, see oli Kohtingu lood Puntsomaania 7. osa. Järgmise korrani, käige showdel, tšau.
Teie terviseks .